Sügaval jäise põhja polaarjoone taga põleb $40 miljoni väärtuses tuumapommitaja. Tuhandete miilide kaugusel murtakse sisse maismaaga piiratud energiakindlusse. Avamerel jälitatakse pimeduses kummituslaeva. Moskva arvas, et need varad on geograafiliselt turvalised. Nad kulutasid miljardeid kattuvatele radarivõlkudele, ehitasid läbitungimatud õhukaitsesüsteemid. Nad arvasid, et vahemaad on lihtsalt liiga suured. Nad eksisid. Vahemere keskosas lõikab 800 jalapikkune kaubalaev läbi pilgas musta vee. See on Kendall. See on osa Venemaa varilaevastikust, salajasest laevastikust, mis on loodud toornafta vedamiseks ja ülemaailmsetest sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Selle laevastiku kokkupanek läks hinnanguliselt maksma $10 miljardit. Nüüd teenib see Moskvale igal aastal umbes $100 miljardit tulu. Need on vanad tankerid roostes keredega. Paljud neist lülitavad oma transponderid välja ja sõidavad ilma lipu või nimeta, mis oleks küljele maalitud. Venemaa tahab meeleheitlikult neid laevu varjata. Aga kuidas jälitada ja tabada sihtmärki, mis on eemandatud kõigilt ametlikelt kaartidelt? Kaitseanalüütikud kahtlustavad, et Ukraina kasutas Kendili sihtimiseks lääne kaubanduslikke satelliitkonstellatsiooni. Sünteetilise apertuuriga radari ehk SAR-i abil võid sa laeva tuled või isegi transponderi välja lülitada. Aga mikrolaine impulsi eest ei saa sa seda varjata. SAR-i abil põrgatavad satelliidid radarilaineid ookeanilt tagasi. Vesi hajutab signaali pimedusse. Aga hiiglasliku naftatankeri püstised terasseinad toimivad täpselt nagu peegel. Satelliidi jaoks Kendil paistis nagu majakas ja see tähendas, et laeva sai jälitada. Kusagil pimeduses väike tsiviillaev liikus hiiglasliku tankeriga samas taktis, jäädes vaateväljast just välja. See oli droonide emalaev ja selle tekil valmistas spetsialiseeritud operaatorite meeskond ette elektrilist raskeveo heksakopterit. See on kohandatud kommertstehnoloogia, mis maksab vähem kui $20 000. Kui kaugmaadroonid kasutavad valju bensiinimootorit, siis see heksakopter on täielikult elektriline. Selle rootorid on ookeani tuulemüra taustal peaaegu hääletud. Need elektrilised droonid vahetavad kütusepaagid lisatulejõu vastu, võimaldades neil kanda 20 naela raskust laengut. See on taktikalises mõttes võrdne $200 000 maksumusega Javelini tankitõrjeraketiga, kuid maksab vaid murdosa sellest. Heksakopter tõusis õhku kõikuvast paadist ja lendas taevasse. Otse tankerile lendamine oleks käivitanud laeva häire. Seega pidi piloot ära kasutama geomeetrilist pimeala. Massiivne tanker nagu Kendil tekitab oma kere taha radarivarju. Kui tahtrist väga madala nurga alt läheneves võivad väikesed droonid jääda varjatuks. Emalaeval tagasi droonipiloot jälgis, kuidas laevahall siluett muutus teralisel ekraanil iga sekundiga suuremaks. Kui see lähemale jõudis, rootorite elektriline sumin mattus tuulemüra alla, hakkas piloot sihtmärki otsima. Ta manööverdas drooni vertikaalselt ülespoole üle ahtri, möödudes kerest ja ületades laeva reelingu. Piloot eiras sillat ja eluruume. Selle asemel suunas ta sihiku kollektorile, laeva kõige kriitilisemale rikkekohale ja vajutas päästikule. Sillameeskond poleks seda kunagi ette näinud. Ei olnud läheneva raketi möirgamist ega hävitaja karjet, vaid ainult äkiline hirmutav plahvatuse heli. 20-naelane lõhkepea plahvatas otse kollektoril. Selle vormilaeng suunas kogu oma energia teravaks sulavasest vasest joaks, mis oli võimeline läbistama tahket terast. Plahvatus põhjustas märkimisväärset kahju, hävitas olulise varustuse ja tegi Kendili hetkega rivist välja. Laev jäi löögist ellu, kuid enne kui see sai taas varilaevastikuga liituda, vajas see ulatuslikku remonti. Sellel hetkel oli see vaid 115 000 tonnine paberiraskus, mis oli mitmemiljardilise logistikahela võtmekomponent, kuid mille neutraliseeris $20 000 maksev droon. Kuid avameri on täiesti kaitsetu. Elektrilise müüriga kaitstud maismaal asuvat kindlust tabada nõuab hoopis teistsugust lähenemist. 2000 miili ida pool, sügaval Euraasia südames, asub Kaspia meri. See on Moskva erajärv. See on täielikult maismaaga ümbritsetud, ilma väinade või varjatud allveelaevade ligipääsu kohtadeta. Viipinnal seisavad tohutud mitmemiljonilised avamere naftaplatvormid, mis kuuluvad Vene energiagigandile Lukoilile. Need platvormid on üks Kremli sõjamajanduse võtmetest. Need pumpavad miljoneid tonne naftat, teenivad igal aastal miljardeid dollareid ja varustavad otseselt Vene sõjaväge kütusega. Kuna Ukrainal puudub mereväe ligipääs Kaspia merele, polnud neil muud valikut, kui minna õhu kaudu. Oli vaid üks probleem. Nende teel seisis tohutu elektrooniline müür.
Platvormide ja Ukraina piiri vahel laiub 100 miile vaenulikku õhuruumi. See on täidetud elektroonilise sõjapidamise tsoonide ja kaugmaa S-400 õhutõrje raketipatareidega, millest igaüks maksab üle $500 miljoni. Sellest takistuste rajast läbimurdmine, et tabada platvormi sisemaal asuvas meres, nõuaks täiesti uut strateegiat. Sügaval nende enda territooriumil käivitasid eriüksused koordineeritud süvalöögi kamikaatse droonide parve. Erinevalt Vahemerel kasutatud vaiksest elektrilisest heksakopterist olid need püsitiivalised lennumasinad. Avatud allikate luure viitab tugevalt sellele, et nad kasutavad kodumaal ehitatud Liutši drooni, mis tähendab tõlkes raevukas. Sobiv nimi. Üks selline droon maksab ligikaudu $200,000. Selle tiiva ulatus on 22 jalga ja seda käitab vali bensiinimootor. Klaskiust valmistatud droonil on suure linnu radariprofiil ning selle ninas on peidus laastav 110 naela kaaluv suure lõhkejõuga lõhkepea. Aga endiselt oli probleemiks elektrooniline sein. Vene elektrooniline sõjapidamine on loodud GPS-signaalide segamiseks ja kaugjuhtimissidemete katkestamiseks. Kui tavaline droon lendab sellesse õhuruumi, siis tema aju läheb lühisesse. Ta kaotab oma koordinaadid ja kukub alla. Ukraina insenerid leidsid sellele lahenduse, tehes mõeldamatu. Nad eemandasid GPS-i täielikult. Ellujäämiseks toetavad droonid nagu Liotši autonoomsele tehisintellekti süsteemile, mida tuntakse kui masinnägemist. Kaamera droonininas vaatab maapinda ja võrdleb pidevalt füüsilist maastikku eelnevalt laaditud kõrglahutusega 3-mõõtmelise kaardiga. See navigeerib oma kõvakettale salvestatud andmete järgi, tuvastades teede, jõgede ja mägede täpseid kujusid. Kuna see ei vaja aktiivset satelliidiühendust, ole midagi, mida katkestada või mille ühendust kaotada. Ja radarivõrkude vältimiseks viitavad lennutrajektoori rekonstruktsioonid. Need droonid lendavad maapinna lähedal, järgides maastikku, laskuvad jõeorgudesse ja libisevad vaid 150 jalga üle külmunud latvade. Nii madalalt lennates saavad nad libiseda otse Venemaa S-400 patareide radari horisondi alls läbi. Pärast tunde, mil nad olid nõela silmast läbi pugemas ühe tihedaima õhutõrjevõrgu kaudu maal, jõudsid droonid lõpuks Kaspia mereni. Avamerel pole jõgede orge ega puid, mille taha peituda. Et vältida rannikuäärse radari viimast ringi, langetasid droonid tõenäoliselt oma kõrgust ja lendasid vaid mõnekümne jala kõrgusel vee kohal. Pärast miile lainete kohal liuglemist ilmusid nende sihtmärgid nähtavale. Lukoili platvorm töötab ööpäeva ringselt. Need on valgustatud tohutute tööstuslike prožektoritega ja drooni optilistele anduritele on neid võimatu mitte märgata. Kui parv viimase vahemaa läbis, murdsid nad formatsiooni. Üksikud droonid eraldusid, määrates end 3 erinevale sihtmärgile. Filonovski, Kortšagini ja Graferi platvormidele. Juhtiva Liutši drooni digitaalses ajus liikus missioon navigeerimiselt lõpprünnaku faasi. Merepinnal lennates ei saa tiibadega droon lihtsalt põrgata platvormi aluse paksude terasest tugipostide vastu. Et maksimeerida tekitatavat kahju, peab see standardsete ründeprofiilide järgi tabama suhteliselt pehmet ja olulist masinatiparki ülemisel tekil. 2 miili kaugusel teostas droon end pop-up manöövri. Selle lennuarvuti tõstis nina üles ja alustas kiiret tõusu. See ületas platvormi kõrguva pealisehitise kõrguse, jõudis tippu ja keeras kohe järsku sukeldumisse. Tõendid viitavad täppislöögile. Masiinnägemine oleks sorteerinud läbi massiivse platvormi keeruka geomeetria ja lukustanud end täpselt platvormi tööks vajaliku eluliini, gaasiturbiinide ja generaatorite peale. Sihtmärk tuvastatud. Alltekil ei teadnud öövahetuse meeskond ohust midagi. Viimane, mida nad kuulsid, oli ootamatu ja vihane läheneva gaasimootori vingumine, mis sööstis pimedusest välja. Ukraina eriüksuste poolt hiljem avaldatud öövaatluse videos on näha täpset hetke. Drooni vaates on turbiinikorruse terasrest täpselt sihiku keskel. See läheneb järjest rohkem, kuni äkitselt katkeb ja ekraanile ilmub lumi. See oli otsene, samaaegne tabamus kõigil 3 platvormil. Kui sa tabad naftaplatvormi lõhkeainega, ootad sa tulepalli ja miljoneid galloneid toornaftat vette voolamas. Aga kui kaitseanalüütikud järgmisel hommikul Kaspia mere satelliidi soojuskaarte kontrollisid, oli see piirkond täiesti puhas. Seal polnud mingeid soojushelgi ega suuri naftapõlenguid. Droonid polnud lihtsalt pimesi alla kukkunud. Lõppfaasi tehisintellekti juhtimisega varustatud optilised andurid vältisid sihilikult kaevupea tugevalt survestatud vooluklappe, takistades kontrollimatut purskamist. Kildlõhkepead purustasid nafta pumpamiseks vajaliku seadmed, süütamata puurkaevusid, halvates Venemaa suurimad avamere naftaväljad ja sundides neid koheselt tegevuse peatama. Rahaline kahju oli tohutu. Mitmemiljardiline rajatis külmutati ja igapäevased miljonitesse ulatuvad tulud kadusid, mida ei saanud enam sõja rahastamiseks kasutada. Tõe leidmine nende rünnakute kohta on peaaegu sama raske kui nende läbiviimine.
Viveoli meedia kajastab harva lahinguvälja tegelikkust ning teised kanalid toetuvad kuulujuttudele või lihtsalt fabritseerivad juhtunu. Me ei spekuleeri. Me taastame kaasaegse sõjapidamise mehaanika toorelt, avatud allikatest pärit luureandmete abil. Kui soovid tõelist tõde, mitte sõjalist väljamõeldist, vajuta kohe tellimisnuppu. Kaspia mere rünnak tegi midagi hullemat kui lihtsalt rahaline kahju Venemaale. See põhjustas psühholoogilist kahju. Odavate ja autonoomsete droonide ajastul on Venemaa Föderatsiooni tohutu füüsiline ulatus muutunud kriitiliseks nõrkuseks. Sa lihtsalt ei saa paigutada $500 miljoni maksumusega õhutõrjesüsteemi igale naftaplatvormile, rafineerimistehasele ja lennubaasile üle 11 ajavööndi. Tundus, et masinägemine on Venemaa geograafilise kaitse vastu ülim relv. Kuid see polnud nii. Et sooritada seni kõige äärmuslikum rünnak, Ukrainal polnud vaja targemat drooni. Neil oli vaja hoopis rumalamat drooni. 2000 miili põhja pool, sügaval jäises põhjapolaarjoone avarustes, asub Olenja lennubaas. Venemaa Kola poolsaarel asuv Olenja lennubaas on koduks Venemaa tohutule Tu-22M3 strateegiliste pommitajate laevastikule. Need ülehelikiirusega tuumavõimekusega lennukid maksavad umbes $40 miljonit tükk ja moodustavad Venemaa kaugmaa ründevõime selgroo. Kogu sõja vältel tõusid need pommitajad õhku sellest arktilisest varjupaigast, lendasid lõuna poole ja tulistasid KH-22 tiibrakette Ukraina linnade pihta. Need on 12 000 naela kaaluvad ülehelikiirusega lennukikandjate hävitamiseks mõeldud raketid, mis algselt projekteeriti külma sõja ajal Ameerika laevade uputamiseks. Venemaa on kohambanud need terrorirelvadeks, et hävitada kortermaju 100 miilide kauguselt. Tulistades sügavalt Venemaa õhuruumist, ei pea pommitajad isegi rindejoont ületama. Asudes üle 1100 miili kaugusel Ukraina piirist, eeldas Kreml, et need vahendid on matemaatiliselt puutumatud. Nendeni jõudmiseks pidi relv mööduma Venemaa miljarditesse dollaritesse maksvatest radarivõrkudest. Seejärel tuli üle elada Arktika. Tavalise sõjaväedrooni jaoks on äärmuslik külm surmaotsus. Jää koguneb komposiitiibadele, hävitades aerodünaamika ja tõmmates lennuki taevast alla. Isegi Arktika suvel peetakse mehitamata lennuki nii kaua ja nii kaugele lendamist nendes tingimustes võimatuks. Kuidas Ukraina siis sellega hakkama sai? Kuigi täpsed stardimeetodid on salastatud, viitavad lennunduseksperdid ühele tõenäolisele süüdlasele. See ei ole mitmemiljoniline vargdroon, vaid hobi aeroplaan. Aeropract A-22 Foxbat on ultrakerge kahekohaline tsiviilspordilennuk, mis on ehitatud Ukrainas. Sa võid ise ühe täiesti uue osta umbes $90 000 eest. See on valmistatud kergest alumiiniumist ja lõuendist, tippkiirusega vaevu 130 miili tunnis ning see on mõeldud pühapäeva pärastlõunal vaatelendudeks. Aga Ukraina insenerid vaatasid seda tsiviillennunduse mänguasja ja mõistsid, et sellest võiks saada ülim kaugmaa relv. Nad tühjendasid kokpiti, rebisid välja reisijate istmed ja armatuurlaua, et kaalu vähendada. Nende asemele kinnitasid nad eritellimusel valmistatud lisakütusepaagid. See suurendas selle lennu ulatust peaaegu 2000 miilini. Seejärel laadisid nad kabiini suure lõhkejõuga kildlõhkepead. Seejärel ühendasid nad spetsiaalsed robotservoajamid, sisuliselt mehaanilised käed, otse lennuki rooli ja pedaalide külge. Need kasutasid autonoomse masinnägemise ja tehisintellekti varasemat versiooni, mida hiljem kasutati Kaspia merel, muutes mehitatud tsiviillennuki aeglaselt liikuvaks, kuid segamiskindlaks tiibraketiks. Kuidas siis aeglane propelleriga spordilennuk suudab ellu jääda mitme miljardi dollari suuruses õhutõrjevõrgustikus? Juhtivteooria kaitseanalüütikute seas taandub radariveale, mida nimetatakse Dopleri pimealaks. Selleks, et radariekraanid ei oleks täis lindude parvi või maanteeliiklust, filtreerib tarkvara automaatselt välja objektid, mis liiguvad alla teatud kiirusläve. Sõites vaid 80 miili tunni kiirusega sattus A-22 täpselt sellesse pimedasse tsooni. Vene radaritarkvara filtreeris füüsilise lennuki aktiivselt välja, pidades seda taustamürraks. Radarioperaatorite jaoks see oleks lihtsalt paistnud nagu lindude parv või mingi anomaalne ilmastikunähtus. Ja kuna see oli algselt loodud mehitatud lennukina, et kanda 2 inimese raskust rasketes ilmastikutingimustes, selle ülemõõduline mootor tekitas piisavalt sisemist soojust ja mehaanilist tõuget, et jääda ellu külmas Arktika õhus ilma jäätumata. Peaaegu 20 tundi sumises Ukraina Trooja hobune aeglaselt üle Venemaa taeva. Lennukil polnud isegi pimeduse kaitset. Lennates Arktika suvel oli droon täielikult paljastatud ööpäikese valguses. Ja ometi, kui see lõpuks jõudis Olenja õhuväebaasi, tabas see Vene kaitsjaid täielikult ootamatult. Õhutõrjesüsteemid, mis on loodud $1 ülehelikiirusega hävitajate allatulistamiseks, ei osanud kuidagi reageerida aeglaselt liikuvale tsiviillennukile. See podises üle puudejoone.
allpool laius tohutu betoonväljak ja sellel seisis hiiglaslikke Tu-22 M3 lennukeid, mille pikkus oli üle 130 jala. Need ei mahu tavalistesse tugevdatud punkritesse, seega pargitakse need lageda taeva alla, täiesti kaitsetult. Kui A-22 ületas perimeetri aia, ärkas selle pardal olev tehisintellekt ellu. Selle optilised kaamerad skaneerisid all olevat maad, eirates võltsitud kahemõõtmelisi pommitajate siluette, mille Vene sõjavägi oli asfaldile maalinud. Neid peibutsis eirates otsis see konkreetset geomeetrilist kuju, kuni autonoomsed optikad lukustasid end ikoonilise tagasipööratud tiibadega Tu-22 M3 silueti peale. Tühjaks tehtud kokpitis surusid robotiseeritud servod jõuliselt juhtkange ettepoole. A-22 vajus nina allapoole ja sukeldus baasile. Turvatöötajad said lõpuks aru, mis toimub, kuid oli juba liiga hilja, et maa-õhkraketti välja lasta. Ühe hoobiga kahjustas $90 000 eest modifitseeritud sportlennuk kriitiliselt $40 miljoni väärtuses strateegilist pommitajat. Kuid Venemaa jaoks on tegelik rahaline kahju lõpmatult suurem. Tehased, mis ehitasid Tu-22 M3, lagunesid koos Nõukogude Liiduga. Venemaa ei suuda sõna otseses mõttes uusi ehitada. Iga pommitaja, mille nad kaotavad, on nende tuumatriaadile püsiv ja asendamatu kaotus. Venemaa füüsiline suurus, seesama, mis neelas Napoleoni armee, on muutunud tema suurimaks nõrkuseks. Valmis mootorid ja avatud lähtekoodiga tarkvara on kaardi olemuse põhjalikult muutnud. Vahemaa ei loe enam. Et näha, kuidas seesama asümmeetriline sõjapidamine takistas Venemaal sõja esimesel päeval kohest täieliku võitu saavutamast, klõpse sellele videole siin.